Tere siis meie tänastele saatekülalistele. Oleme sellises huvitavas paigas nagu Sõrvesääre tipp ja Torgu kuningriik. Palun tänastel saatekülalistel ennast tutvustada ja annan kõigepealt sõna kuningale Kristjan Esimesele, palun. Tervist, jah, mina olen kodaniku nimega Kristjan Täiter, Torgu teine kuningas, Kristjan Esimene. Tere vaatajad, kuulajad, ma olen Leo Filippov ja Torgu kuningriigis olen salakuulaja, mitte salakuulaja, salanõuniku staatuses. Tere, jah. Minu nimi on Kaupo ja ma olen 2012. aastast siis kinnitatud vardjaks ehk teiste sõnadega regendiks, siis kuninga regendiks. Et ega paljud eestlased, kes meid vaatavad, asuvad välisriikides, et ega kõik ei tea tegelikult, kus see Torgu kuningriik asub, et äkki räägite natuke laiemalt, et kus see asub üldse, see huvitav paik? Ja ma püüan kohe siit panna jagama. Loodan, et on näha. On. Ütleme siis, me oleme Saaremaa kõrval asuv saar, tegelikult on see Sõrvemaa ja selle Sõrvemaa lõunatipp on siis 14. sajandist alates kutsutud siis Torguks. See oli kunagi selline Torgu riigimõis, Gemeinde Torkenshoft, asutati siin 14. sajandil. Siis ja 1866. aastast oli siis tegutses selline Jämaja kiriku kihelkonna alasid ühendav omavalitsuslik üksus nagu Torgu vald. Omavalitsus tähendab teadagi seda, et inimesed oma elu üle saavad otsustada, nii et kuningriigi lugu tegelikult ongi üks kohaliku omavalitsemise lugu. Sest vabad saavad olla ainult need inimesed, kes saavad ise oma elu üle otsustada. Ja siis nad ühtlasi ka tõepoolest vastutavad selle eest, sest kui inimene peab elama nii, nagu ta on otsustanud, siis ta ongi vastutav. Ja meie arusaamise järgi kultuur laiemas plaanis ongi inimeste elamise ja olemise viis omas kodus. Nüüd Sõrve pärandkultuuris ja keeles on lisaks saaremaalisusele väga tugevad mõjud Liivimaa, Kihnu ja Ruhnu ja Rootsi poolt. Ja huvitav oli see, et 1922. aasta rahvaloendusel oli Torgu vald oma 4028 elanikuga Eesti Vabariigi kõige tihedamalt asustatud maapiirkond. Kõige tihedamalt väljapool linnasid siis inimasustus. 1930. aastal võttis selle tiitli üle Setomaa rahvaloendusel, aga sinnamaale siis ja ka edasi väga tihedalt asustatud. Aga 1944 sõja lõpus Saksa väed küüditasid suure osa elanikkonnast Saksamaale ära ja see sõda tekitas siin sellise hävingu, et peale sõda okupatsioonivõimud likvideerisid selle Torgu valla, sest et rahvaarv oli suhteliselt väike. Ja see liideti siis Salme alla ehk siis kõrval naaber külanõukogu alla, tollal olid külanõukogud. Ja 1989. aastal ennem Eesti taasiseseisvumist küsiti rahva käest, et kas kuna oli oodata haldusreformi, et kas siis äkki ikkagi taastada kohalik omavalitsus ja rahvas 470 elanikku tol ajal siis soovis referendumil enda taaseraldamist Salmest ja omaette Torgu valla taastamist ja see valdade taastamine endiste külanõukogude asemel juhtus siis 30. juulil 1992, kus siis Eesti Vabariigi seadusega pandi paika Eesti Vabariigi haldusjaotus ja see haldusterritoorium oli ära jaotatud siis kõigi sellel asuvate valdade kirjeldamise kaudu, aga kummaline asi oli see, et Jämaja kihelkonna kunagise Torgu valla alasid ei nimetatud seaduses üldse, et neid ei olnud nimetatud Eesti Vabariigi haldusterritooriumi osaks.
Teadmata põhjusel sellega siis kuulutas Eesti Vabariik nii-öelda torgualad eksterritoriaalseks piirkonnaks, kus nagu de jure enam Eesti Vabariigi jurisdiktsioon ei kehtinud ja muidugi kohalikud kaotasid oma põhiseaduslikud õigused sellega seoses ja võimalused omavalitsuse korraldamiseks ja valimistel osalemiseks ja nii edasi. Et ainus siis selline juriidiline organisatsioon, mis seejärel nagu kogu seda Sõrveotsa rahvast esindas, oli Sõrvemaa taastamise ja arendamise selts, mis oli tehtud siis selleks, et seda torguvalda taastada. Ja selle esimees Leevi Änk siis oli nii, peale pikka asjaajamist valla taastamiseks oli nii solvunud sellise pretsedenditu hülgamise vastu, et esmakordselt ilmselt maailma ajaloos üks riik jättis osa oma territooriumist riigist välja. Et siis nad leppisid kokku, et siis teeme siis niimoodi, et teeme siin siis kuningriigi, omaette kuningriigi ja võib-olla siis Eesti Vabariik on nõus kuningriigi enda koosseisu võtma, aga see kuningriik siis esimese asjana kehtestas oma aladel Eesti Vabariigi seadusandluse, sest muidu ju polnudki nagu seadusandlus. Seadusetus valitses. Ja selle esialgse nimega Eesti kuningriigi peaülesandeks oli siis Torgu vald taastada ja Eesti Vabariigi koosseisu püüda kuidagi tagasi saada. Ja selle jaoks tehti siis koostööd. Tol ajal oli selline seltskond olemas ennem Eesti Riigikogu valimisi oli selline seltskond nagu Eesti Royalistlik partei. Ja siin on nüüd see artikkel või kuulutus 4. septembril 1992 ajalehes Maaleht avaldati kiri sõltumatute kuningriiklaste partei ühele tuntumale liikmele. See oli siis selline kõvasti populaarsust kogunud ajakirjanik Kirill Teiter ja kutsuti teda üles pretendeerima uue kuningriigi troonile. Ja lõpus on siin ka öeldud, et kui tema ei ole nõus, et siis pöördutakse Tunne Kelami poole. See teine kandidaat oli siis. Ja otsustusaluseks oleks siis pidi siis olema niinimetatud rahvareferendum ehk siis tolles ajas oli hea toetuda Eesti Riigikogu valimistele, mis toimusid septembrikuus, 20. septembril samal aastal. Et selline üleskutse siis ja sellele üleskutsele siis 4 päeva hiljem tuli vastus. Vastus tuli ajalehes esmaspäev, 8. septembril. Ja selles avalikus vastuses siis Kirill vastas, et ta on ettepanekuga nõus ja ta hiljem kommenteeris ennast või oma tegevust sedasi, et ega iga päev siis lehekuulutuse kaudu ametikohta ei pakuta sellist. Aga siis edasi juhtus see, et natukene ärevaks läks olukord selle nimekuju, esialgne nimekuju oli Eesti kuningriik. Ja see tegi Toompeal pinged veidikene liiga suureks ja seal taustal oli veel see, et Narvas ju olid sellised separatistlikud meeleolud teadagi. Aga lõpuks siis otsustati taastada või taganeda siis Torgu kuningriigi nimetuse juurde. Ja 20. septembril need valimised läksid siis niimoodi, et Kirill Teiter kogus Saaremaalt 1,5 isiku mandaati ja siis siin pildi peal on siis see hetk peale seda hetke, kus ta 28. novembril 1992 Kuressaare kultuurimajas inaugureeriti Torgu kuningaks. Ametinimetus Kirill Esimene. Nii et siin on ta siis koos kuningriigi idee autor Leevi Hängi ja siis Saaremaa kultuurijuhi Lea Kuldsepaga. Ja kogukond andis kuningale 3 peamist tööülesannet. Ja need kuningriigi tööülesanded olid siis, et taasühendada Torgu maad Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni alla oma valla taastamise kaudu. Siis teiseks, et saada Saksamaalt Teise maailmasõja kahjude hüvitusrahasid. Ja kolmas, et hankida okupatsiooni ajal suletud piirialaks olnud piirkonnale sellist rahvusvahelist tunnustust tähelepanuväärse turismi sihtkohana, sest loodus on siin ju väga ilus. Ja tänu sellele
kinnisele alale natukene nagu rohkem säilinud ka. Siin on jah, tollased Kuressaare kultuuritöötajad, kes seal palli korraldasid. Siis 18. detsembril 1992 toimus kuninga kroonimine, aga siin pildi peal on ta juba koos krooniga, see on nüüd juba järgmisel aastal, 1993. aastal. Ja see pilt on huvitav sellepärast, et siin on üks Saaremaa rahvatantsurühm, kes siis tuli välja ideega, missugune võiks olla Torgu kuningriigi sümboolika. Et nemad pakkusid välja, et võiks sellised siniverelised elukad, mis kuninga ja kuningriigi kokku sobivad, võiksid siin Sõrves olla siis Viinamäe tigu ja tigulohe, ühesõnaga oleks looma nimi. Ma pärast siin räägin, kus kohast nad tulevad, aga see tigulohe sellel vapil on siis kroonitud tigulohe liikumas tegelikult trepi käsipuul. Et see trepi käsipuu on siis sellest majast, selle maja trepi käsipuu, kus pidi tulema Torgu vald, aga Torgu vallamaja, kuna Torgu valda ei loodudki, siis Torgu vallamaja ei läinudki esialgu vaja. Nii et see teo liikumine seal käsipuul peab sümboliseerima seda rasket liikumist oma valla poole ja selle tigulohe esivanemad siis, ema on siis siin pildi peal näha. See oli siis selle Torgu vallamaja kunagi ehitanud 1908 aastal ehitanud Vene tsaari Nikolai II maailmakuulus õukonna piltnik Karl Oswald Bulla ehitas selle maja ja siis tegi oma sellise nii-öelda vapilooma sinna frontooni peale. Et see on siis nagu legendi järgi Torgu tigulohe ema ja isa on siis, siin on nad mesijuttu ajamas väidetavalt, ma ei tea, väga hea pilt küll sellest ajast jäänud. Et siis isa ja ema siin ajavad juttu, plaanivad siis Torgu vapilooma ja vapiloom ise on siis selline ladinakeelne nimetus Helix pomatia draconis torguensis. Et selline oli selle vapi saamise lugu. Nüüd lipuga oli alguses niimoodi, et polnud eriti palju muid ideid, et kuna tegemist oli nii-öelda mässumeelse aktsiooniga, et siis sai niisugune punakas, oranžikas palakas ja selle keskele siis kuningriigi vapp. Aga hiljem, siin pildi peal on näha, on selline Inglise Union Jacki eeskujul sellised sinimustvalged variandid. Aga hiljem jõuti siis selleni, et võiks olla nii, nagu Põhjala riikides siin on, et võiks olla selline Põhjala ristiga lipp, nii et praegune kuningriigi lipp ja vapp näevad välja sellised. Ja kuninga enda vapp, esimese kuninga enda vapp, tema keeldus endale tegemast ametlikult kujundatud asja, tegi sellise mingi kunstniku poolt tehtud. Et siin on vapi tekstiks miks mitte, aga ta kasutas ka seda sõrvekeelset küsimust, et koes sa lihad, et kuhu minek või kuhu sa lähed. Siis, kuna kuningas oli valitud parlamenti, seda Eesti inimesed teavad, mis seal kuningriiklaste algatusel seal parlamendis toimus, et nad püüdsid nagu naeruvääristada neid kõikvõimalikke kummalisi asju, mis seal aeg-ajalt tehti. Aga umbes aasta hiljem siis tänu Kirilli tegevusele suudeti Torgu vald taastada ja see Torgu vallale siis vapp ja lipp tehti selline, siin see kollane sümboliseerib siis seda kitsast maasäärt keset merd, aga siis sääremajakas muidugi ja siis see kroon siin siis see oligi ametliku lipu ja ametliku vapi peal siis sümboliseerimas seda, et kuningriigil tekkis selline vaheetapp, et vahepeal oli
või et valla tekkimiseks oli vaja vahepeal kuningriik olla. Siis järgmine suur asi oli see, et oli vaja raha, oma raha ju, kuidas siis, mis riik see on, millel oma raha pole. Siin käib siis 93. aasta jaanipäeval käib rahapesu. See härra, kes seal rahaga kandikut üleval hoiab, see oli tolleaegne siis asevallavanem Valdek Kaus, kes ühtlasi oli Torgu kuningriigi maamarssal. Ja siis kuningas siin valab viina müntide peale. Need esimesed mündid, hüüdnimi oli Kirill, kuna Kirilli pilti oli seal. Ja need kurss oli siis pool liitrit viina. Ja see kurss on püsinud siia maale, aga tol ajal pool liitrit Viru Valget maksis 25 krooni. Nüüd on ta kuskil siin 10-11 euro juures. Nii et rahakurss on väga võimsalt kasvanud ja raha on 13 erinevat varianti on need münte välja antud. Kõigil on sama kurss. Ja see raha on kasutuses siin ka ametlikult euroga paralleelselt. Ja siis on veel selline asi, et siin on näha Venemaal tehtud võltsingud. Võltsingut on hea lihtne ära tunda, sellepärast, et venelaste laia aardega seal poole liitriga nad ei osanud midagi arvata sellest, et panid 1 liiter peale, et selle järgi on võimalik aru saada, et on võltsing, kui sellist münti näete. Aga kuningriik oleks väga huvitatud nende hankimiseks endale ka. Siis postiteenistus hakkas tööle 25. augustil 1993, see oli siis Kirilli sünnipäevaks. Et see esimene mark nägi välja siis selline, et ta oli peale trükitud ümbrikule. Ja nüüd üks viimaseid marke, siin on muidugi Eestis ka maksev posti maksevahendina. Siin on pildi peal see oluline mark sellepärast, et siin on meie rahandusosakonna või ütleme siis rahapaja ülem Mart Puussepp, et tänu temale on siis need igasugused rahade organiseerimised siin saanud toimuda ja siis ka aumärgid. Siin on näha mõned kuningriigi aumärgid. Need on siis samuti tänu temale. Ja Torgu vald ja Jama ja Kihelkond ja Torgu kuningriik siis said paralleelselt toimida kuni 2017. aastani ja kuningas ikka aeg-ajalt siis käis oma rahvast siin vaatamas. Ja natukene meil õnnestus sellega ka üle-eestilist Aktuaalse Kaamera intervjuud ikka sai anda. Ja peeti palle ja autasustati paremaid, tublimaid kodanikke ja nii edasi. Aga siis nüüd, ma ei tea, nüüd ma annaksin meie uuele kuningale sõnajärje üle, et mismoodi seal need asjad edasi läksid, sest et ühel hetkel meie vana kuningas lahkus meie hulgast. Nii et ma lõpetan siit nüüd jagamise ära ja annaks siis tema majesteedile sõna. Jah, et mina olin sellest esimese kuningriigi tegemistest suhteliselt kõrval, sellepärast, et sellel ajal, kui see kuningriik loodi, siis mina õppisin Tartu Ülikoolis. Ja ega eelmine kuningas väga perekondliku üritusena seda kõike ei võtnud. Ja? Et kuninganna võeti kaasa juubelite puhul, aga muidu ta käis kuningriigis enamasti üksi. Minul tekkis kuningriigi vastu huvi võib-olla mõned aastad enne isa surma, kus ma siis uurisin, et mis toimub ja siis ma kuulsin ka esimest korda, et Kaupo Vipp toimetab seal ringi. Aga jah, huvitaval kombel meie esimene kohtumine oligi tegelikult matustel, kus siis Vardja ja teised ametimehed olid väga nagu mures, et kurvad ja mures, et mis siis edasi saab. Ja siis olid esimesed vestlused sellel teemal, et kus ma nagu põhimõtteliselt andsin nagu märku, et kui kuidagi asi edasi läheb, et siis ma olen nõus ka seda ametit, kuningaametit pidama. Aga
jah, ega ma kuningriigi asjadest selles mõttes, no ma teadsin loomulikult rohkem kui tavainimene, aga kuninglike kohustuste tegemistega seotud ei olnud. Aga ma annaks võib-olla Kaupo sulle sõna tagasi seoses selle valimistega. Kuidas see korraldatud oli, see minu kuningaks valimine? Üks moment, ma pean siis jagama siin pilti. Ma loodan, et on näha. Siin on nüüd kuninga hauasammas Jamaja kalmistul, aga siis muidugi jah, siin koha peal viikingi traditsioonidega piirkonnas oli kombeks see, et ka vanal ajal, ka muinasajal, et kui kuningas või pealik lahkus või lahingus surma sai või lihtsalt midagi juhtus taga, et siis ei olnud niimoodi, et mingi sugulusliini pidi talle asetäitja leiti, vaid oli nii, et rahvas siis referendumil nii-öelda, meie mõistes referendumil siis valis endale. Ja sama siis sai siis siin, et me nii nagu esimesel korral, me enne vaatasime seal, esimesel korral oli, eks ole, see, et pakuti välja 2 nime ja kui üks oleks keeldunud, oleks teisele pakutud, kui teine oleks keeldunud, oleks kolmandale pakutud, et samamoodi siis ka nüüd siin räägiti kokku 2 inimesega, kes oleks põhimõtteliselt, andsid oma põhimõttelise nõusoleku, et tõsi küll mitte lõpliku jah-sõna, aga lihtsalt põhimõttelise nõusoleku. Need olid siis Kristjan, kuna tema oli kuninga vanem poeg, ja Tiina Jokinen, kes ka siin kandis suvitab juba, ma ei tea, 30 aastat vast. Ja siis igaüks sai veel märkida siis veel ühe nime sinna, keda ta tahaks näha uue kuningana. Ja selle referendumi hääletussedeli legitiimsuse alus oli see, et oli märgitud küla nimi ja kinnistu nimi ja selleks see tähendas seda, et ei olnud tegelikult vaja mingisuguseid dokumente ja mingeid isikuandmeid õiendada, sest et kinnistud olid ju kõigis külades kõigile teada ja igal kinnistul oli siis üks hääl. Ja tulemus oli see, et laekus siis ettepanekuid kokku 9 nimega, aga Kristjan sai kõige rohkem hääli. Et ju rahvas ikka natukene siuke mõtleb oma, ütleme siis, et on veidikene konservatiivne võib-olla ka, aga siin on kuninga, see on siis inaugureerimine, kuningaks löömine. Ma ei tea, kas te maestat räägite ise edasi? No, ma võin ütelda seda võib-olla kommentaariks, et mulle oli see muidugi väga suur usaldus, et kohalik rahvas mind kuningaks valis. Aga teisalt jälle mõtled, et kuidas oma naabrimest ikka kuningaks valigid, et... No jaa, et see on see pisikese koha mure, eks ole, et kui inimesed on aastasadu elanud samas kohas, siis kipub ikka tulema see, et kas sa mäletad, kuidas sinu vanaema kass minu vanaisa sussi siis kuses, et mingid sellised probleemid kipuvad tulema. Et selles mõttes eelistatakse võib-olla, jah, et eemalt on. Kas ma vahetan ise neid pilte või? Jah. Et siin on jah see inaugureerimine ja... Aga siis äkki kuningas ise räägib ikka edasi või? No, siin need pildid on jah... Pildi pealt on näha. See peaks olema nüüd... See on ka inaugureerimise üritus. Ja see oli 30. aastapäev vist. Jah. Siis Anseküla koor või? Ma vaatan, Mari on siin. Jah, see on see ammuker. Jah, nendega tehtud pilt. See on nüüd Jamaja kirikus. Selle vasakul pool siis minu kõrval seisab minu ema, ehk siis eelmine kuninganna.
ja siis on keskel on kirikuõpetaja Anu Konks, kes on ka kuningriigi kardinal ja õukonna liige. Ja siis minu abikaasa on veel pildil. See pilt on nüüd juba kroonimiselt. Jah, see oli siis järgmine aasta, eks ole? Järgmine aasta, jah. Kus siis on minu abikaasa hoiab krooni. Siis seal keskel on minu keskmine tütar Eeva ja 2 minu endist kolleegi või töökaaslast vaatavad seda ilmaimet. Ja see on kroonimine. Enne kroonimist me vaatasime, mängisime selle ürituse päevakava ja kuidas kõik toimima suhteliselt põhjalikult ja detailselt läbi. Ja siis üks küsimus oli kindlasti, et kes siis kuningale krooni pähe paneb ja siis lõpuks oli selline tore lahendus, et vana kuninganna siis pani mulle krooni pähe. Ja sellel pildil on natukene näha ka, kuningal oli ka selline valvemeeskond vasakul lippude taustal. Kuigi kaitset kuningas ei vajanud kohalike eest, oli see siiski väga efektne. Ja siin ma annan siis intervjuud, kas vist ERR-ile, kui ma ei eksi. Ja esimene tööintervjuu oli vist. Samalt üritusel. Kroonimise rahvas. Jah, ja siin on pilt siis, kus on kroonimise rahvast. Rahvast oli tegelikult päris palju, 300 inimest või isegi rohkem. Nii kohalikke kui ka siis minu sõpru. Väga tore seltskond oli. Ja siis keskel on näha veel ka kuningriigi narr. Sa nimeta ära tema auastmed. Ja kes on Leo Lux, filosoofia doktor ja tuntud Eesti filosoof. Siin on nüüd uue kuninga vapp. See on jah, minu vapp ja mina noore ja rohelise kuningana lasin ennast pehmeks rääkida. Ja mu algne soov oli selline, et ma kasutaks seda hüüdlauset miks mitte edasi. Arvati, et see ei ole siiski piisavalt soliidne. Aga nüüd ma arvan, et oleks võinud küll. Mitte, et ma selle vapiga rahul ei oleks, see on väga, väga kena vapp. 3 ristik õit näiteks tähistavad minu 3 tütart. Aga jah, sain endale väga uhke vapi. See ei ole nüüd kuningriigi vapp, see on perekonna vapp. Ja lipp. Ja lipp, kus on siis kasutatud samu elemente nagu vapil. Et selles mõttes on kuningas väga tore olla, et saad ka perekondliku lippu ja vapi endale. No siin üks ülesanne, mis on, eks ole, on see rahvusvahelise tunnustuse leidmine, et siin mingi pilt kuskilt, ma ei tea, kus Hollandist või Taanist või kus kohast seina peal on pilt, aga kuningas saab rääkida veel mis kuningriigi ülesanded on. Kuningriigi ülesanded on sellised, mida Vardja mulle tuletab meelde umbes 3 korda aastas ja mis ma pidevalt ära unustan. Aga üks on mul siiski meeles, et see on selle kuningriigi populariseerimine, et selline asi üldse eksisteerib. Et teha sellist teavitustööd ja kutsuda inimesi ikka kuningriiki külla nagu turistina ja niisamagi. Ja teine on siis ülesanne on see, et seista kuningriigi huvide eest, kui riik ja kohalik omavalitsus või mitte kuningriigi, vaid kuningriigi inimeste huvide eest, kui riik ja kohalik omavalitsus kipub seda ära unustama või seda nii hästi ei tee, nagu kuningriik arvab, et võiks teha. Ja sellega me siis jõudumööda kõik tegelemegi.
minul on muidugi suhteliselt sellised pigem nagu sümboolsed ülesanded, aga siin edaspidi on ka näha, et eks panen ka nagu käed külge. Et läheks siis edasi. Leo räägib meie suurtest võitlustest äkki. Torgu kuningriigi elanikud ja ka sõbrad liitlased teavad, et Torgu kuningriik on inimestele ja mitte ainult inimestele vääris elupaik. Ja meil on tulnud nüüd kogu kuningriigi eksisteerimise ajal vähemal või suuremal määral jõulisemalt ja vähem jõulisemalt seista oma vääris elupaiga väärtuste eest. Ja praegu meil käib tõsine, kõige suurem oht on meil, kus arendajad koos kahjuks Eesti riigiga suruvad meile peale suurt meretuuletööstusala, suurt mereelektrijaama. Kui nüüd vaadata seda kaarti, siis selle pikkus on 60-70 kilomeetrit, laius üle 30 kilomeetri. Ja kui see arenduskava saaks ellu viidud, siis meie väike Sõrve poolsaar ja ka kuningriigi elamistingimused drastiliselt muutuvad. Ja seetõttu on praegu kuningriigis kõige põhilisem pingutus võidelda selle eest, et meile ei tuleks naabriks merre rannajoonest 11 kilomeetri kaugusele ühel momendil meretööstusala, meretuuleelektrijaam, mis oli maailma suurim. Ja siin on visuaalne pilt, et mida me ka nii-öelda kardame. Kes on Saaremaal käinud, teab, et kuivastust Virtsu poole vaadates on mandrimaal 85 meetri kõrgused tuugenid, tuulegeneraatorid ja need on ka samalt kauguselt kusagil 10-11 kilomeetrit, kus siis hakkaksid meie Sõrvemere tuuletööstuse tuugenid, aga meile on lubatud 310 meetrit kõrged ja ka kõrgemad tuugenid. Ja nüüd see 310 meetri joon on siis näha, et millist pilti me hakkame siis kogu Sõrve ja osalt Lääne-Saaremaa, Edela-Saaremaa osas merele vaadates nägema. Nojah, ja seal on veel see, et neid on siis plaanitud praegu 584 tükki. Et terve läänerannik müüriga. Selles suhtes on meil tõsised pingutused. Meil on olemas ka Saare rannarahva selts, kellega koos siis käib see, ütleme välja, võitlus. Teine valdkond, kus me peame seisma oma väärtuste ja looduse ja elustiku eest, on üleraie meie metsades ja mitte ainult Sõrve poolsaare, Saaremaa, vaid kogu Eesti metsades. Ja viimane tõsine metsasõja lahing on meil Kaunispää külas, kus liivaluite männikusse taotleti ja oli antud luba suurele lageraiele. Ja muud moodi meil ei õnnestunud asjaga edasi liikuda, kui tuli kohtu abi paluda. Momendi seis on positiivne. Me oleme saanud selle metsaomanikuga kokkuleppele. Ta võtab lageraie teatised tagasi ja on nõus seda metsaala siis müüma kas kohalikule kogukonnale või Torgu kuningriigile. Aga teema on alles alguses. Kuningriigil on laialdased rahvusvahelised suhted. No, kui kogu Euroopa lähtub Euroopa Liidust ja Brüsselist, siis võib öelda, et ka kuningriigil on omad poisid ja omad inimesed Brüsselis, kes rohkem teab, märkab, et see pissiv poiss Brüsselis, väga kuulus poisike, on riietatud Torgu
lõppei jama ja kihelkonna meesterahva riidesse. Ja selles suhtes võib öelda, meil on laialdased rahvusvahelised suhted. Momendil on meil pilt ees, meie kindlad liitlased on Seto kuningriik, mulgid ja ka siis Haanja mehed ja liivlased. Eelmisel pildil oli siis Kaupo osales Seto kuningriigi päeval. Siin on selge pilt sellest, et ainult koostöö viib edasi, mida ka Torgu kuningriik kogu aeg ütleb, et meil on ainult koostöö ja meie liitlastega me suudame edasi liikuda. Siin on hästi näha, kuidas meie kuningas oskab koostööd teha. Pilt mõnest aastat tagasi, kui meil oli oluline sündmus kuningriigi jaoks ja ka laiemalt, kui said kokku 3 rahva esindajad, mulgi rahva esindaja, keskel Seto kuningriigi, selle hetke kuninganna ja siis Torgu kuningas Kristjan I. See oli nüüd tehtud vahetult enne seda, kui 3 rahva kuningat hakkasid mälestussalusse Säärekülas istutama oma kuninglikku tamme. Siin on nüüd momentfoto, meie ülemere naabrid, meie hõimukaaslased liivlastega oli meil tore sündmus. Ka liivlased istutasid oma puumälestussalusse ja me oskasime koos laulda liivlaste mitteametlikku hümni Puhu tuul. Siin on nüüd foto, kui 3 rahvakuningat siis hakkavad istutama oma tamme. See on Lätist saadud hariliku tamme purpurpunaste lehtedega vorm. Me teame, et purpurpunane on kuninglik värv. Viimane puu, mis on istutatud praegu mälestussalusse, 17. puu, eelmisel aastal Austria Vabariigi suursaadik Eestis koos oma proua. See oli väga kohalik rahvas ja liitlased olid esindatud. See oli väga ilus ja meeldejääv sündmus. Ma hõikan siia vahele korraks, et kui meil nüüd on tulemus kultuuriseltside suvekool, siis meil on au seda parki külastada ja kõiki neid kuningate puid ja istutusi vaadata. Siin saab ju kohe öelda, et kultuuride seltsi puu on ju täiesti olemas ja seda lähme paitama. Sõru kuningriik julgeb oma, pilt kadus ära, kuningriiki julgeb oma lippu julgelt lehvitada spordivõistlustel, rahvasündmustel ja ka üle-eestilistel laulupidudel. Siin on nüüd uhkelt lehvime. Meil on traditsioonilised sündmused ja üks juba selge, väga traditsiooniline tuntud sündmus on Jamaja kirikus maailmatasemel kontsert. See Jamaja kirikus meie kuningriigi jõukonna liige on ka Peeter Vähi, kes on siis, mis ta ametlik nimetus on, kuningriigi heliklooja või kapelmeister. Õukonna kapellmeister, jah. Jah, et see on, kes korraldab ka sellist tuntud kontsertisarja Klaaspärli mäng igal suvel. Et see on siis üks pilt ühest Klaaspärli mängu kontserdi. Ja, no mis on ka nagu kuningriiklikud üritused, eks ole, ja siis on siin on siis üle saaremaaline 3 päeva jooks, mis on juba palju aastaid siin kestnud ja seal on siis Sõrve etapp, kus siis kuningriik paneb auhinnad välja osalejatele ka igal aastal. Ja siin on meie kangelaslik kuningas, nagu näete,
kui teised tõstavad kive ühe käega, siis tema tõstab kahe käega. Et siin on tegemist ühe maamärgi rajamisega Sõrvesääre otsa. Et see on selline labürint, mis on jälle üks osa meie tegevusest, et turistidele huvitavaid elamusi tekitada, et tulevad Sõrve tagasi. Et see on küll väga soojalt vastu võetud, et peaks õnne tooma ja ehk hoiab meie kuningriigi nime siin 1000 aastat veel, nii nagu vanemad labürindid siin samas meie randades on siin 1000 aastaid püsinud. See labürint on nüüd ehitatud koostöös hiidlastega või isegi hiidlaste juhtimisel. Nii et meie kuningriigil on head suhted isegi hiidlastega. Jah, mis on Saaremaa kohta haruldane. Ja, isegi väga head. No siin on see vaade lihtsalt. Kahju, et nüüd meie salanõunik on nii salaja langes välja eetrist, aga... Ma ütlen veel kommentaariks seda, et meil on ka üpris lai rahvusvaheline suhtlus, et kuningriigil on suursaadikud või vähemalt esindajad mitmes riigis. Viimati vist sai volikiri üle antud Iisraelisse. Ja huvitava faktina, et hiljuti sain ma isiklikult käia ka Araabia Ühendemiraatides ja külastada siis Eesti Vabariigi suursaatkonda seal. Jah, seal selgus veel üks huvitav asi ju. Seoses kooli. Ja, et seal see suursaadiku ema on siis Noarootsi gümnaasiumi direktriss, kes omal ajal oli ka väga sellest kuningriiklaste asjast huvitatud ja elas kaasa. Jah, nii et võt selline meie tore kuningriik. Nii. Et Leo, ära muretse, Kristjan võttis sujuvalt üle, et sa kadusid eetrist ära. Mina saan nüüd öelda siia vahele, et tegelikult see on selline eelmaitse tekitamiseks, et on ju meil plaanis siis korraldada kultuuriseltside suvekool selle aasta juuli esimesel nädalavahetusel, et kõik see, mis te siin praegu nägite ja kuulsite, et seda kõike saab tulla siis oma silmaga vaatama ja isiklikult kuningal kätt suruma ja kõike seda Torgu kuningriigi asja lähemalt uurima, et võib-olla isegi eelmaitseks täna aitab, et paneme praegu saatele punkti ja alati saab ju uurida juurde, kes tahab. Aga et tuldagu siis Torgusse külla ja meie siis kultuuriseltside rahvas kohtub siis 4. juulil, kus siis kuningas avab pidulikult meie suvekooli ja loeb ette reeglid, kuidas Torgu kuningriigist tuleb käituda ja edasi, et nagu see õukonna etikett ette näeb. Et ma väga tänan saatekülalisi ja näeme siis suvekoolis kohtumiseni. Tere tulemast kuningriiki. Suur tänu, tere tulemast. Olete oodatud.